märg mitte kunagi istunud, et ega mulle see vihm ei sobi ja no selle autoga me tegime peale Riia Balti etappi tegime päris suured muudatused, tegime otsuse, et ei, selle autoga ei saa enam sõita. Siis me tegime päris suure olulise muudatuse ja nüüd see auto on nagu põhimõtteliselt uus, et me pole sellega sõitnud veel ja minu jaoks oli nagu keeruline, väga keeruline, et ma lootsin, et tuleb kuiv ja aga nii läks. See testisite ka enne või lihtsalt tulid peale sõitnud? Ei testinud, põhimõtteliselt tulime kodust, proovisime 2 korda starti ja saime stardi nagu enam-vähem paika, teadsime, et stardib vähemalt ja muu on 0. Ma isegi imestasin poolfinaalis ja finaalis, et ma stardin esireast, aga nagu näha, siis lõpuks tuli hästi välja kõik ja ajad läksid küll kehvemaks, aga tunne läks endal kõvasti paremaks. Eelsõidud ei kulgenud nii, nagu plaanis oli, et pidime natuke kardiseadega mängima, et saada taha rohkem pidamist. Et esimesed eelsõidud, mis siin olid, et tagaots ei tahtnud üldse kuidagi sirgena püsida ja pidi nagu rohkem nii-öelda vastu võitlema, et sõita nii-öelda puhast joont ja kiiresti. Täna päev otsa sellist nagu uduvihma tuli kogu aeg, et radaks päris kuiv ja hetkeks, kui keeruline oli selle raja selle õige pidamise leidma? No eks ma otsisin siit-sealt ja käisin teiste sõite vaatamas, et jälgida, kuidas rada muutub ja milliseks see nagu läheb. Et nii-öelda esimese ringi võtsid ettevaatlikult, vaatasid, kus mida on, vaatasid, mis piirid on ja teine ring said juba vajutada, et tuli teha tarka sõitu ja mitte üle pakkuda ja lõpuks näitas, et see toimis. Suht harva sõidad, et mis on selle väljatulek nii-öelda eellugu? Ei, ega meil ei olnudki mingit erilist nii-öelda suurt plaani, et natuke aega tagasi võtsime sellise otsuse vastu, et tuleme, teeme siin, proovime ära. Eesmärk oli tulla lihtsalt natukene proovida vedrustust ja mõnda muud asja teada saada. Lisaks sellele saime nii mõndagi teist asja teada. Ja ütleme, hea meel on see, et saime leedukaid nagu nii-öelda ära teha neile. Aga see on muidugi seekord ja siin nüüd. Et ega üldiselt tegelikult, kui on niisugune hea sillerada, nad siis on ikkagi päris kiired. Kõige tähtsam, mis oli tänases päevas, on see, et minu jaoks uus oli see, et rada oli põhimõtteliselt märg ja me pidime sõitma slick-rehviga. Üldiselt seda versiooni kuskil Euroopas ega varasemalt Eestis ma katsetanud ega proovinud pole. Alguses oli niisugune veits kaheldav, aga tegelikult pärast saime päris hästi paika ja pidas. Räägi finaalisündmused enda vaates läbi. Ütleks nii, et tuleb otsida kohta, kus on pidamine ja kui sa selle leiad, siis seal on eelis. Muidugi mõnes kohas on nii, et kaotan, samas selles teises kohas tuleb hästi välja ja ega see ongi see, et tuleb lihtsalt lõpuni panna. Finaal, ülipingeline ratas. Oli momenti ka, kus hakkab mööda minna? Finaal ütleme niimoodi, et stardist juba sai aru, et finaal on libe, ikkagi jätkuvalt rada on ja siin muutunud ja asfalt oli läinud nagu väga lägaseks või selliseks libedaks, et sõit oli kindlasti, me teame, kui konkurentsis me üksteisega oleme, et me sõidamegi nagu üksteise seljas, et seal ei jäeta ruumi, et kui keegi natuke eksib, siis kohe karistatakse keegi, aga praegu tänu ütleme see, et rada oli niivõrd petlik ja heitlik, et väga keegi ka ei julgenud, ei tahtnud, ma arvan, et minna, sest see võib kõigi jaoks lõppeda lihtsalt seal seina ääres, nagu siin ikkagi näitas see tänane võistluspäev, et väike kontakt ja sa oled lihtsalt kaugel. See aasta sa oled suhteliselt vähe võistelnud, et mis oli nagu see eellugu, et sa siin välja tulid? Oligi plaanis hooaja teine pool sõita, mis on võimalik sõita, et ega muud ei olnudki selle taga. Täna oli selline, kord oli ta oli pidevalt niiske ja sadas ja siis jälle kuivas. Kas täna oli selline kogemuste sõit? No sai katsetada ja proovida mingisuguseid asju, aga ega need olud olid sellised, et pidevalt muutuses, et ega siin mingit kindlat asja nagu välja ei tulnud. Mis see enda selline sõiduloogik oli? Ma üritasin rahulikult võtta. Ega küll ei õnnestunud, aga vähemalt selline idee oli, et kuna rada muutus nii seebiks, et ega siin midagi väga nagu punnitada ei olnud.
täna oli Kehalas selline päris keerulised ilmaolud, et vahepeal sadas ja siis ta kuivas ja siis ta oli selline märg ja libe, et kuidas millise loogikaga sa sõitsid, mis plaani tegid? Minu plaan on lihtsalt kiiresti sõita, mind ei huvita, kas sajab vihma või on kuiv, et ma saan iga ilmaoluga hakkama. No jah, eks ma pean kohandama ikka selle vihmaga, aga mul tuleb see päris kiiresti. Ajasõit ei tulnud kõige parem välja, 3., aga kõik eelsõidud võitsin napilt ja siis finaal tuli pika maaga. See finaali nipp oli, et sa sellise vahe sisse tõmbasid? Finaalis lihtsalt pidin stardis ette saama, siis ma saan oma sõitu teha ja siis tuleb kiire sõit.